talvel tekkis remondiga väike paus ja siis ma käisin ümber raburind ja mõtlesin muudkui selle peale, kuidas sinna uued peenrad teha heinarulli tasemel, mis ma 2 aastat tagasi sinna panin. Ja siis peast käis läbi väga palju erinevaid versioone. Ja siis lõpuks ujus pinnale minu meelest üks geniaalsemaid peenrakaste, mis ma olen leiutanud. Selline peenrakast, mis saab enam-vähem 5 minutiga valmis. Ühtegi kruvi siia sisse laskma ei pea. Keemiavaba, ehk siis ei ole värvitud. Ära põletatud ja siis selle tõrvaõliga üle tõmmatud. Sellepärast ongi nii must, muidu ta oleks selline natukene heledam. Tööd on palju, aga siis kui see suur töö on tehtud, siis kokkupanemise rööm on nagu väikse lapse suur rööm. Natuke tuli meelde ka need pesad, mida ma metsas olen üsna mitu aastat teinud puuviljapuude jaoks. Eelmine aasta sai ju praegu 60 pesa tehtud. Ja seal sai oksi täpselt samamoodi pesaks punutud ja siis nüüd tuleb selline peenrakast, et kui osad teevad kevadel kuldnokale pesakasti, siis on täiesti võimalik teha oma taimedele peenrakast. Ja oli erinevaid tahukaid peas, algul mõtlesin, et tuleb 8-nurkne, aga kuna 6-nurgal on ikkagi 3 nurka vähem, siis või 2 nurka, siis on seda natuke lihtsam teha, vähem tööd. Ja siis mul tekkis selline tunne, et võib-olla mesilased leiavad natuke kergema vaevaga need õied üles ka, mis siin peenras kasvavad. Ikkagi 6-nurkne ju, et samasugune nagu kärk, kuhu nad selle nektari peavad. Ja siis ma ei teagi, palju seal praegu aeg näitab, aga ma ülearvult kiirustanud ei ole hetkel, aga mul käib ta natuke lihtsamini kokku panna, võib-olla kui esimesele kokku panija, sest ma olen teda nüüd 3 korda kokku pannud. Tegelikult on nagu päris lihtne selline väikse lapse rööm, kuidas endale koju üks peenrakast teha. See ongi Lego valmis. Päris äge.